Tere õhtust! Alustame meie Forospace'i raha kaasamise webinari 4. osaga. Kõik need webinarid on leitavad ka Forospace'i YouTube'i kanalis, saate järgi vaadata ja sealt endale kõrva taha panna veel ja õppida. Me oleme jõudnud raha kaasamise webinariga sellisele kohale nagu riskikapital. Ehk siis oleme juba rääkinud äriinglitest, oleme rääkinud sellest, mida tähendab ühisrahastuse variandid ja meil on hea meel, et meiega siin on Andrus Oks. Andrus on üle 12 aasta tegelenud riskikapitali teemadega, on Tera investmenti kaasasutaja ja siis ka partner ja on väga mitme eduka exitiga, 5 exitit juba olnud. Tere, Andrus! Tervist, jah. Tera Ventures on, vabandust, sinu viimane fond, aga mida sa, võib-olla paar sõna enne seda, mida sa veel oled teinud ja kuidas te jõudsite Tera Ventures'i? Ja hea meelega räägiks ajaloost, et enam-vähem 13 aastat on seda investori ajalugu siin, aga enne seda mul oli enda startup, Meot on nimi, et tegelesin 6 aastat selle kommertsialiseerimisega, ja siis ma sel hetkel vaatasin seda olukorda teiselt poolt lauda, et olin ise sellest rahadest rollis, ja see aeg muidugi Eestis oli päris keeruline, oli finantseerijaid leida, aga jah, suutsin leida Eestist inglit ja olulisi grante sai ka tõstetud sel hetkel, ja siis jah, kui see ettevõte oli selline enam-vähem küps, et arvasin, et nüüd võiks püüda USA investorite raha tõsta, siis jah, veetsingi umbes pool aastat Silicon Valley's raha tõstmisega aega ja see oli siis natuke rohkem kui 13 aastat tagasi, vahetult enne seda finantskriisi, et see finantskriis tõi sellise selguse hetke, et tõenäoliselt see raha tõstmine ei õnnestu, aga õnneks sai samal hetkel või samal ajal umbes €1 miljoni grant tõstetud ja Euroopa kosmoseagentuuriga koostöö tekitatud, et on suuresti tänu sellele ka ühtlasi on täna kasutatakse rahvusvahelises kosmosejaamas, aga jah, see oli selline peamiselt ikkagi selline õppimiskogemus, et selle ettevõtte selline finantsedu on sel hetkel oli see lapsekindades, et tundus, et tõenäoliselt parem on teisel pool lauda istuda ja ühinesin SmartCapiga, kes sel hetkel oli alustanud ja seal sai koos partner Stanislaviga sai see SmartCapi portfell üles ehitatud ja siis hetkel me investeerime oma fond 2-st 45 miljonit eurot ja suurem osa sellest selline vaba raha hetkel, et aktiivselt investeeringuid peamiselt Eestis. Nüüd järgmine küsimus ongi see, et mis hetkel on mõistlik ühel startupil ettevõttel tulla teie juurde ja öelda, et soovime kaasada raha, et kuhu maale nad peavad olema jõudnud, et üldse teie uksele oleks mõistlik koputada? Ja me oleme hästi varajases faasis, et me oleme enamasti olnud tegelikult esimene investor. Et need sellised tuntumad nimed nagu Moniz, Jabadical, GrabCat, Realize ja mitmed teised veel peale selle, et me oleme olnudki esimene investor ja enamasti selles faasis, kus on tegelikult asutajad, nende selline
raha tõstmise slide deck ja mingid marketing testid, et meile meeldib olla vara, meile meeldib hinnata asutajaid, nende ambitsiooni, plaane ja seda kontseptsiooni, mida nad plaanivad teha. Aga me oleme hilisemas seemnefaasis ka, laias mõttes seemnefaas. Sellise investeerimissummade mõttes paarisajast tuhandest eurost kuni 1,5 miljonini esmase investeeringusumma mõttes, ja me siis plaanime alati oma portfelliettevõtteid mitmes varases investeerimisvoorus ühtlasi toetada. Me oleme selline tõsise pühendumusega investor, et oleme hästi valivad ja kui me oleme investeerinud, siis me püüame aidata ja mitte ainult rahaliselt edaspidi ka, vaid kogu oma võimekusega, mis me siin ehitanud oleme üles 13 aastat. Kõik terapartnerid on ka enne ettevõtjad olnud ja selle aja jooksul me oleme päris palju sellist võrgustikku ehitanud ja mis meie selline eesmärk on olnud aegade algusest, et tuua need sellised maailma parimad riskikapitalistid enda portfelli ettevõtetesse siis jätkuraundides, hilisema faasi investorid siia pardale tuua, ja me oleme väga edukad olnud sellega, et see nimekiri on päris pikk, aga jah, et sellised muu hulgas sellised absoluutselt tippnimed nagu Uniosphere Ventures, SMR, Greycroft, Matrix Partners, peamiselt USA idarannik. Aga meil on ka 5 portfelliettevõtet Londonis, Draper Esprit on see kõige selline märkimisväärsem kaasinvestor seal, mis on võib-olla selline eriline asi meie puhul, et me oleme päris mitmeid tehinguid teinud Jaapani investorite ja muu hulgas need tippnimed seal Global Brain näiteks ja Entity Document. Ja selline viimaste aastate selline saavutus sellest tavalistest sündikaadipartneritest või tavalistest teistest riskikapitalifondidest veel edasi. Me oleme suutnud oma fondi, oma sellest praegusesse fondi tuua selliseid investoreid, kes ühtlasi on huvitatud portfelliettevõtete ka diile tegema nii kommertskoostöö mõttes kui otseinvesteeringute mõttes ja tegelikult osad neist tahavad ka deal flow'd näha, et mitte ainult siis meie portfelliettevõtteid, vaid ka seda ökosüsteemi üldiselt tundma õppida. Ja seal jällegi on 2 Jaapani investorit, kõige olulisem neist on Itochu, suuremad Jaapani ettevõtteid, ja kuna nad on selline konglomeraat ja katavad suurt osa Aasiat, et sisuliselt nad kujutavad endast sellist soft landing, pehme maandumispartnerit Aasias ja peale selle meil on mitu tükki siis Skandinaaviast ja 3 tükki taolisi veel Ameerikast. See kõige märkimisväärsem on Hero Jane Texases asuv oluline ettevõtte grupp, jällegi selline sisuliselt selline koostööpartner meie ettevõtete jaoks. Nemad näiteks on koos meiega juba investeerinud ka Eesti ettevõttesse Ten Lines ja selline koostööperspektiiv on päris märkimisväärne. Ma arvan, et startupil, kes plaanib järgmist ringi või siis ka esimest ringi, et neid võimalusi on ju päris palju, on ju
kes lähevad äriinglite juurde, üldjuhul vist päris idee põhjal ikkagi teie juurde ei saa tulla, et peaks mingisugune product market fit juba olema, esimesed käibed ja kliendid ja et kus see nagu baas on, sest et miks ma seda küsin on see, et siin osad riskikapitali fondid on öelnud, et et kui teil MRR on selline 30 000, et siis tule räägi on ju. Meil spetsiifiliselt me eristumegi nendest selle poolest, et meil ei ole sellist kuukäibe eesmärki, et ei ole muidugi see käibe vastu mitte midagi, eks ole, aga jah, et meile meeldib olla ka seal veel varasemas baasis, et meil on mitmed investeeringud tehtud tegelikult ka pre-product, et tegelikult pre-revenue investeering, et pre-seed investeering tegelikult, eks ole, et jah, et idee faasist tasub rääkida küll, et ja see suhte loomine tihtipeale võtab ka aega, et ja selles kõige varasemas faasis rääkimine, kui see ei realiseeru investeeringuna, et siis mingisugust nõuannet või täiendavaid introsid võiks sellest ikkagi tekkida, eks ole, hea meelega aitama. Väga vähe. Kui palju te päevas või kuus erinevaid pitche vaatate ja mis on sellised suuremad vead, kui tullakse riskikapitali juurde, et võid seal mingid mõtted välja tuua? Jah, et vaatan CRM-i hetkel, et me vaatame aastas umbes 1500 diili, et ja see vaatamine võib tähendada väga palju erinevaid asju, eks ole, et paljudes me vaatame ainult korraks sisse, eks ole, ja vastame, et seal ei ole sellist staadiumi sobivust või ma ei tea, geograafia on vale ja nii edasi, eks ole, aga jah, siis osadest me tõesti nagu pühendame palju aega, et jah, see ongi see osa sellest meie mudelist, et kui me teeme investeeringu, siis me tõesti püüame sellest nii ettevõttest kui valdkonnast väga sügavalt aru saada, et me saame neist aru, siis me suudame neid ka aidata ja tõenäoliselt on see parem investeering, eks ole, ma ei tea, vigadest on selles mõttes nagu üldistavalt võib-olla raske rääkida või jätab võib-olla sellise vale mulje, et ma kindlasti ei taha kuidagi üleolev olla see startuperi, eriti selles varases faasis, see elu on niigi raske ja siis kõik kritiseerivad ka veel, et siis see ei kuju kuidagi hästi, eks ole, et seal mingisugused sellised üldiseid asjaolusid võiks välja tuua, jah, et seal on võib-olla kaks sellist olulisemat asja, et tihtipeale see selline esimene lähenemine on jätab kohati mulje, et see väärtuspakkumine on mõnevõrra selline, ma ei tea, väike ja konkurentide vastu positsioneerimine ei ole veel väga põhjalikult läbi mõeldud. Täna see üldine tehnoloogia laienemine on nii kaugele jõudnud, et konkurents, ma ei tea, kõikides valdkondades on päris tihe, eks ole, et siis see võimekus sellest nagu üldiselt või globaalsest konkurentsist aru saada ongi selline, sellest peab kõvasti tööd tegema, sellest turust aru saama, ja me tegelikult aitame seda teha. See ongi osa sellest esmasest harjutusest, mis me startupidega teeme, et püüame neist ja turust aru saada, et me alati tegelikult
püüame leida need inimesed, kes on praegu selle tehnoloogia läbimurdele lähedal ja küsime nende arvamust, et kas selline lähenemine võiks lennata ja tihtipeale need inimesed on ka sellised, kes tõesti nagu suudavad neid ettevõtteid aidata, et see on selline mitmes mõttes kasulik harjutus, et jah, startup ise saab ka oma turust paremini aru, et tekivad mingid uued tutvused, uued võimalikud partnerid. Ja selles osas ma tegelikult rõhutaksin veel seda meie syndikaatpartnerite olemasolu, et nii need finantsinvestorid, kes näevad ka väga palju diile, et nende käest saab tegelikult head tagasisidet, mis on startupidele kasulik jällegi, aga eriti ka neid strateegilisi investoreid, kes on meie fondis investeeritud, et nende selline vaade siin meie turul Eesti ökosüsteemis on selline, nad on tõesti nagu pühendunud jällegi, et see fondi investori suhe on selline 10-aastane suhe ja nende huvi on tegelikult selle aja jooksul tõesti seda Eesti ökosüsteemi üldiselt jälgida. Ja kuna nad on oma valdkonna sellised tipptegijad oma turgudel, et siis nende käest saab sellist päris turu validatsiooni tihtipeale päris hea. Et jah, et me tegelikult see üks peamine mure, mis startupidel ongi just see, et sellisest nagu laiemast turust arusaamine. Me oleme nagu selle mure lahendamiseks ühtlasi ise ehitanudki sellist võrgust, mis aitab aru saada, mis aitab maailmaturule minek nagu paremini teha. Eks seal selliseid kasvuraskusi on igasuguseid, et see teine äärmus sellest samast asjast, et on see, et püütakse liiga palju spinni sisse kirjutada, et suurem visioon on alati hea, eks ole, aga kus on see, et seda tuleks ka esitada selliselt, et see kuidagi usutav on või tee selle tulevase turu domineerimiseni on kuidagi nagu usutav, eks ole. Kas võiksid võib-olla natukene täpsemalt kirjeldada, oletame, et olete SlideDecki vaatanud, tundub, et on huvitav, et mis on need nagu protsessi osad, mida võiks siis üks startup oodata kuni sinnamaani välja, et lõpuks lööte nii käed ja kirjutate lepingule alla. Meil on suhteliselt mitteformaalsed, et 3 terapartnerit teevadki selle sisulise otsuse, et kas investeerida või mitte, eks ole, et sellisest esimesest kohtumisest, esimesest kõnest, kui see jätab sellele ühele partnerile positiivse mulje, siis see partner esitab seda case'i siis ülejäänud tiimile. Kui see on positiivne, siis selle tiimi diskussiooni käigus püütaksegi aru saada, et mis need sellised olulised küsimused on, millele fokusseerida sellisele ja siis püütaksegi, et see peamine selline töö, mis tehakse, ongi selline turust arusaamine, turu valideerimine, startupi turu võimaluse valideerimine. Ja nagu ma rääkisin, et püüame sellist suhteliselt sügavat analüüsi teha ja rääkida selle valdkonna tegijatega. Kui see on positiivne, siis jällegi 3 partnerit otsustavad, kas startup on nüüd siis tõesti üks kõige parimatest ja sobib meie strateegiaga ja missugust investeeringut me tahaks läheb juba teemsid läbirääkimistesse. Küsin ka seda, et kas Teral on mingisugused konkreetsed valdkonnad või suunad ka, mida te peamiselt eelistate või on teil väga selline laiem portfool? See peamine point ongi see, et me tegelikult tahame kõike näha ja et siis nii-öelda digitaalse raames, eks ole, et hardware on ka okei, aga jah, et nagu see äri põhisisu peaks olema digitaalne,
me kuskile biotechi ja materjaliteadusesse ei lähe, aga muud tahaks tõesti kõike näha, sest meil uskumus ja ilmne trend on praegu tõesti see, et see digitaalne läbimurre toimub kõikides eluvaldkondades ja me oleme läbi aegade tegelikult laialt tööstusharude mõttes teinud investeeringuid ja õnnestunud. Ja loomulikult, eks meil on sellised eelistatud teemad, et investeerida, see on meil selline, ongi kõige lemmikum teema, et see teine oluline perspektiiv on see, et kuna me oleme eestikeelsed sõnadest on puudud, hands-on, püüame tõesti nagu käed küljes aidata, me oleme tavaliselt sellised kõige aktiivsemad nõukogu liikmed ja tõesti pühendume, et selle käigus me ühtlasi õpime selle selle portfelli ettevõtte tööstusharu kohta ja seetõttu seal, kus nendes valdkondades, kus meil on edukad portfelli ettevõtted, et sinna me nagu, kuna meil on parem arusaam, siis me teeme parema meelega investeeringu, et näiteks fintech, automatiseerimine, last mile ja nii edasi. Ja iga partner tegelikult spetsialiseerub ka spetsiifilistele teemadele eraldi võetuna ka. Ma nüüd küsiks võib-olla seesama, et sa mainisid, et te olete suhteliselt hands-on, et mida üks startup meeskond ja asutajad mis see neile tähendab? Et kui hands-on ja... No, me ei pea olema liiga hands-on, eks ole, et nagu vastavalt vajadusele, eks ole. Tihtipeale see vajadus muidugi varases faasis on päris oluline, iga case on erinev, eks ole. Selle iga ettevõtte vajadused on mõnevõrra erinevad, aga jah, see selline üldine eesmärk, ma arvan, et nagu iga seemne investori jaoks on see, et tuua need järgmise faasi investorid pardal, eks ole. Aga see, mida selleks vaja teha on, ei ole ainult introde tegemine, vaid see sisuliselt, see töö selles suunas algabki enne seda, kui meie oma esmase investeeringu teeme, eks ole, et me püüamegi aru saada, et mida see startup peaks ehitama selleks, et see oleks järgmise raundi investorite jaoks veenev. Ja see on selline päris tõsine mõtteharjutus, eks ole, ja kui me usume sellesse, et see on huvitav, väärtuslik asi, lahendab olulist valupunkti turu peal ja on selline tõsine lahendus, olulisel määral lahendab ja usume, et see startup sellega saab hakkama, meeskond saab sellega hakkama, et siis me mõtisklemegi, et mis see meie selline nii enda kui ka meie võrgustiku spetsiifiline väärtus võiks olla seal ja kui me näeme seal seda olulist väärtust ka, siis hakkamegi koos ehitama. Ja see on selline esmase investeeringu vaade, aga kuna meil see ajalugu on päris pikk, et tegelikult vahest me oleme ka suhteliselt hilises faasis oluliseks abiks, et näiteks viimased exiteid siin müüsime Vitafieldsi Monsantole maha, et me tegelikult juhtisime seal seda exiti protsessi ja aitasime seda ka seda teha, et see on sellise seemne faasi investori jaoks nagu päris huvitav olukord. Võib-olla siis järgmine küsimus, et palju on räägitud exititest
et sellele eelneb ju päris mitu ringi raha kaasamist, enne kui võib-olla ka founderid mõtlevad nagu exit'i peale. Et kus maalt nii-öelda startup founderina tuleb see hetk, et leiame nüüd uue CEO, kes viib nagu järgmisele tasemele, et kas te nagu aitate selle poole ka, et meeskond saaks nagu järgmised sammud teha ja võib-olla on vaja founderil jääda juhatusse või nõukokku, et no me alati investeerime tegelikult selle perspektiiviga, et me usume, et see founder vahetamist, et noh, need sellised situatsioonid, kus neid välja vahetatakse, on tegelikult väga harva, et seal on jah, selline, ma ei tea, mitmeid põhjuseid seal taustal, et ma ei tea, üldine uskumus on see, et eriti selles varases faasis, eriti kui ei ole veel product market fit'i, et siis on, ma ei tea, väga raske oodata, et keegi väljastpoolt palgatud inimene saaks sellega hakkama. aga hilisemas faasis? Ja endiselt, et jah, et meie enda uskumus on see, et me peaksime nagu uskuma sellesse founding tegevjuhti, et ta suudab selle asja exit'ini viia, et siiamaani on tegelikult töötanud ka, et pigem jah, me kindlasti oleme toetavad kuni lõpuni. Kui founder ise tahab kedagi teist palgata, siis muidugi toetab seda vaadet ka. Okei. Küsimus veel selline, vahepeal ütlen vaatajatele ka või kes meid kuulavad, on ju, et chati saab küsimusi kirjutada, võtame neid vastu. Küsimus selline, et kui sa tõid näiteid ja teil on nagu väga laiapõhjaline koostöövõrgustik ja nagu sa tõid näiteid ka, et teil on nii Jaapanis kui USA-st on nagu väga suured fondid, kes on samamoodi partnerid, et kuidas te nagu sinnamaani jõudnud olete üldse, et mis see nagu saladus seal on? Ja no see saladus on see, et tuleb lihtsalt palju tööd teha, tuleb lihtsalt paljude inimestega suhelda ja enne Covidit ma sisuliselt elasin lennukites, et noh, ma arvan jah, et nagu sellisele varase faasi fondile on tegelikult raskem raha tõsta kui startupile. Aga jah, selle mündi see teine külg on see jah, et kuna me tõesti tegime sellist nagu päris tõsist pingutust, et noh, meil ongi selline ma ei tea, mõnes mõttes globaalne LP-de või fondiinvestorite seltskond kokku pandud, et kes tõesti kes ei ole lihtsalt raha pärast siin või selle nii-öelda finantskasu pärast, vaid nad tõesti nagu vaatavad seda asja oluliselt laiemalt. Ma arvan jah, et see selline nad on reaalselt väärtuslikud meie portfelliettevõtetele ja tegelikult ka ökosüsteemile siin, et ma usun küll, et ka seda saab tulevikus rohkem. Me oleme ise seda huvi näinud, et me oleme loomulikult mitte ainult iseennast müünud, vaid seda meie regiooni ja eriti Eesti ökosüsteemi väärtust ja see müüb, et see huvi rahvusvaheliste investorite hulgas on väga suur ja ma arvan, et tulevikus tuleb palju rohkem selliseid siia ka veel rohkem USA-st ja kindlasti ka veel rohkem Jaapanist. Teeme aktiivset tööd, et ka järgmistest fondidest oleks neid rohkem parda. Jah, selles suhtes, et siin Eesti on maailmas startup ökosüsteemi koha pealt vist päris tuntud ja siin ökosüsteemi osalised on väga palju selle ümber teinud ka pingutusi, et meil on mõnes mõttes isegi võib-olla liiga mugav startupidel olla siin, et kõik on kuidagi käe jala juures. Ja see on päris oluline muutus tegelikult, ma ei tea, vähem kui 10 aastat. 10 aastat tagasi oli tegelikult Eestis ikkagi väga raske raha tõsta endiselt, et
täna on see pigem jah lihtne, et ma käisin siin hiljuti Taani üritusel ja seal presenteeriti Taani numbreid. Taani startupid eelmisel aastal tõstsid kokku umbes sama palju raha nagu Eesti startupid. Sellel aastal nad on jällegi umbes sama palju raha tõstnud nagu Eesti startupid, aga noh, Taani on ju üle 3 korra suurem rahvaarvud ja SKP poole pealt on veel palju suurem, eks ole, et on palju selline küpsem ökosüsteem üldiselt, et see näitab seda, kui kuum see Eesti olukord siin on. Tõsi, seal Taanis tehakse palju rohkem tehinguid, et Eesti teeb need suured numbrid on mõnest suuremast investeeringust peamiselt tekkinud. Küsin siia vahele ka ühe küsimuse veel, mis on tulnud meie vaatajatelt, et küsimus siis IP teemadel, et kuidas, mis nagu on teile oluline, näiteks A, tiimil ei ole veel korralikult see kaitstud, B, IP teema ei ole tiimi sees endalgi veel selge, või C, et IP teema osaliselt võib kuuluda ülikoolide või võib-olla isegi kolmandatele ettevõtetele. Et selline spetsiifiline küsimus. See on päris lai küsimus, et küsimus on ühtlasi, et mida üldse IP all mõelda, et kui mõelda seal nii-öelda patentimist või patendikaitset, et siis selles varases faasis tihtipeale ei ole mingisugust reaalset kaitset veel olemas, et see selline selles varases faasis see huvitav asi, mida võiks analüüsida, on see terminit tea ja freedom to operate, et nii-öelda vaadata, et mis see nagu üldse selle valdkonna patendi teiste poolt kaitstud patentide vaade on, et kas see nii-öelda on võimalik nagu selle startupil üldse tegutseda, arvestades teiste patente, eks ole. Ja sellest tekib ka ühtlasi arusaam, et kas on võimalik patentida midagi, eks ole. Aga kindlasti ei ole ju alati vaja patente, eks ole, et see selline iseenda tehnoloogia ehitamine, see võib olla ka täiesti mõistlik ja eelistatud strateegia, et see teistega IP jagamine, et see läheb juba keerukuseks, eks ole, aga jah, kindlasti ülikoolide abil või ülikoolide sees luuakse huvitavaid tehnoloogiaid, et see on ka kõik lahendatav probleem. Et lihtsalt keerukus on kindlasti suurem. Aga ma saan aru, et see teema tuleb ära lahendada nii-öelda siis ennem seda, kui teie poolt tuleb investeerimisotsus. Ja jällegi me tegelikult aitame seda lahendada, et me püüamegi, meil on endal päris palju kompetentsi, muuhulgas tunneme väga häid patendivolinikke, eks ole, et me püüame aru saada, mis see olukord on ja mis see mõistlik tee selle IP käsitluse ja kaitse osas on. See on tõesti tavaline. Ja üldjuhul, kui me räägime nii-öelda tiimi enda poolt loodud asju, siis see IP pool võiks olla ju Founders Agreementis juba nii-öelda lahendatud. Ja tegelikult töölepingutes, eks ole, et kes iganes IP loomisega tegeleb, et tal peaks ikkagi lepingus kirjas olema, et see kuulub ettevõttele. Aga jällegi sellist lepingulist poolt me tihtipeale aitame ise korralikult üles ehitada. Küsin võib-olla siis, kui sellised spetsiifilised küsimused on, et kuidas nii-öelda siis
kui teie juurde tulla, et mis on see reegel, et nii-öelda cap table'it mitte ära rikkuda enne VC raundi nii-öelda? et mis te teete? See rusika reegel on see, et enne Series A järel peaks olema aktiivse tiimi käes rohkem kui 50% osalust. Ja sealt saab siis tagasi arvutada, eks ole, et eelduslikult mitu raundi tuleb, eks ole, igas raundis annad mingisugune, ma ei tea, umbes 15% ära, eks ole. Ja siis sa saadki teada, palju sa, eelduste põhjal sa saad nagu välja arvutada, palju võib anda ja nii edasi, eks ole. Viimasel ajal seda katkise cap table'i probleemi ei ole enam nii tihti, et selline, ma arvan, et kõikide osapoolte selline kogemus on kasvanud ja raha on rohkem turu peal ka, et sellist imelikke raunde, mis tekitaks liiga palju illusionit viimasel ajal väga ei ole. Ja isegi kui see cap table on mõnevõrra katki, et see on tegelikult lahendatav probleem. Ta ei pruugi nii-öelda dealbreak. Võib-olla siis veel küsimus, et üldjuhul, kui startupid alustavad, siis ju tegelikult tuleb päris palju pakkumisi, et tule siia kiirendisse, tule siia inkubaatorisse, kes tahab 1%, kes tahab 3%, et kas, kui nüüd programme nagu mitmeid läbida, kas see tekitab ka lõpuks teis nagu küsimuse, et kui olete andnud ära siia protsendi ja sinna protsendi ja siis on mingi advisor veel ja et kas see on nagu selline probleemi koht või kuidas see teema üldjuhul paistab nagu teie poolt vaadates? Seda võiks sellise, ma ei tea, üldpildina vaatama, et kui sa lähed nagu ühest kiirendist teise, siis see peamine küsimus tekib seal see, aga miks, kas sa siis nagu, ma ei tea, ühest kiirendist ei saanud seda piisavalt kiirendust. Et äkki oleks pidanud nagu järgmisse mingisugusesse riskikapitali raundi jõudma selle kiirendusega, eks ole, aga jah, muidugi jällegi neid nagu, seal ei ole sellist, ma ei tea, ei tohiks võtta sellist ühtset vaadet, et kui te olete nagu teises või kolmandas kiirendis, et siis on midagi nagu nii valesti, eks ole. Iga ettevõte on erinev ja see startupi selline üks olulisemaid tööriistu ongi tegelikult pivot, eks ole, et see esialgne mudel ei tööta, siis äkki see järgmise pivotiga leitakse midagi hoopis huvitavamat ja see ajalugu, mis lohiseb kaasas, eks ole, et võib olla mingisugune punane lipp, aga ma räägin, et see on tihtipeale lahendatud. Oluline on see, mis juhtub edasi. Ajalugu võib olla keeruline. See võrreldes tuleviku perspektiiviga ei ole oluline. Küsin ka seda, et kes vähegi on ettevõtlusega tegelenud, eriti kui ta kvalifitseerub startupi alla, siis väga tihti tuleb pakkumisi erinevalt agentidelt, kes ütlevad, et ma aitan teil üle maailma leida kohe 15 korda kiiremini investeeringud, asjad on, et kuidas nagu sellistesse asjadesse suhtuda, sest neid kirju potsatab postkasti ikka nagu mitmeid. Ja need nii-öelda cold emailid on nagu alati kõhklemist väärt, eks ole, ja üldiselt seal sellises varases faasis selliseid nii-öelda bänkereid või konsultanti kasutada on imelik ka selles mõttes, jah, et investorid, kui nad näevad, et mingit konsultanti kasutatakse, et siis see tunnetus on see, et järelikult iseendasse väga ei usu, eks ole, et see on ebatavaline, aga seal jällegi on mingist baasist alates, mingisugusest, ma ei tea, Series B-st tegelikult alates täiesti tavapäraselt või tihtipeale kasutatakse ja osad sellised
nõustajad on ka varasemas faasis täiesti asjalikud. Ja noh, seal kindlasti on ka küsimus selles, et mida neilt tahta, et kui see abi on selline, ma ei tea, mitte bankeri täisteenus, vaid lihtsalt, et aitame natuke paremini seda fundraise story't püsti panna ja teeme mõned introd, eks ole, ja ei küsi mingit jaburat tasu selle eest. Ja noh, igal juhul tuleb nende inimeste sellist tausta kontrollida, et mis nad enne selles valdkonnas teinud on ja rääkida reaalselt nende ettevõtetega, kellel nad on raha tõstnud, eks ole, et noh, siis mõnikord võib see olla kaalamist väärt, aga reeglina jah, eriti selles varases faasis pigem hoiaks eemal. Jah, need paistavad väga sellised natukene nagu elgitsemised, et äkki läheb selgeks. Mis peamised teemad oleme juba jõudnud üle rääkida, et kui siiamaani ütleme, et TeraVentures'i puhul siis tasub juba varasemas faasis tulla teie juurde, kui rääkida üldse venture capitalist, siis vist üldjuhul oodatakse ikkagi, et esimene selline pre-seed või seed round on tõstetud ja siis on mõistlik tulla vist riskikapitali juurde. Et need fondid on natuke erineva suundlusega. Tänasel päeval see maailm on nagu nii kirjuks läinud, et sellised üldreeglid ei kehti enam. On olemas ja et noh, see selline, ja nagu ma räägin, me ise oleme ka tihtipeale teeme investeeringuid selles faasis, et ei tasu nagu nii lihtsalt filterdada, et jäävad olulised koostööpartnerid jäävad nagu piltist välja jääda seda. Võib-olla viimased mõtted veel startupidele, et kes mõtlevad teie juurde tulla, et mingi selline lõpukokkuvõte, et julgustada neid ja kindlasti ka ette valmistada. Et mis see võiks olla? Mõtle enda turg läbi oli see peamine sõnum, mis mina siit kokku võtsin. Nagu ma mainisin, jah, et kõik TeraPartnerid on endised ettevõtjad, et see, mis neid tegelikult motiveerib, on oma ettevõtete aitamine. See on selline praktiline asi, mis juhul, kui ma suudan oma ettevõtteid aidata, siis sealt ma saan iga päev positiivselt tagasi. Ja me tõesti nagu sealt selle najal me elame tegelikult. Ja loomulikult meid nagu väga huvitab uute lahedate inimeste ja ideedega tutvumine, eks ole. Et noh, mõelge meie peale kui peamiselt kui abiliste peale, eks ole, et meil on raha ka, eks ole, see kindlasti on loomulikult abiks, eks ole, aga jah, et meie peal saab ideid põrgatada, meie abil saab klientideni jõuda, meie abil saab erinevate koostööpartneriteni jõuda, ja nagu ma räägin, see on see, mis tegelikult meid motiveerib, see perspektiiv on suhteliselt lihtne ja see, mida ma olen nagu erinevatest perspektiividest püüdnud selgitada, et ei tasu mõelda nagu negatiivsete asjaolude peale, et isegi kui on cap table katki või isegi kui hetkel veel ei ole mingit olulist käivet ja nii edasi, eks ole, see ei pruugi üldse olla oluline. Oluline on see, et on ambitsioon ja mingisugune selge lähenemine, kuidas tulevikus midagi lahedat teha.
fookus sellele. Väga super, kusjuures selle lausega ma tsiteerides nüüd Andrus sind, et peab olema ambitsioon ja soov tulevikus midagi lahedat teha, et lõpetame selle webinari ära. Suur tänu selle vestluse eest, oli väga tore, saime jälle mitmes mõttes hoopis teise sisevaate riskikapitalifondidesse, kui võib-olla pealtnäha paistab, et väga tore oli teiega vestelda. Suur tänu, jah. Jah, ilusat õhtut. Head.